Aitäh kõigile kuulajatele. Küsin ühe lihtsalt üles visatud küsimuse, et kuidas esimene plokk teile tundus? Hästi. Aitäh. Lähme oma teemadega edasi. See oli nüüd käesoleva aasta talvel. Ma olin kodus ja toimetasin oma 3-aastase tütrega. Ta oli midagi teinud, mille eest ma soovisin teda tunnustada ja ma tegin seda. Ja ma küsisin nii, et aga kus sa seda tead? Kus see tarkus sinu sisse tuleb? Ja tema vastas, emme, üks hääl minu peas räägib. Ma olin lummatud ja küsisin vastu, on see poisi või tüdruku hääl? Tüdruku hääl. Ma palusin, et ta kindlasti seda häält kuulaks, sest see on läbi terve järgneva elu talle väga oluline. Me ütlesime sellele häälele koos tere ja alati, kui on mõni tähtis otsus, me küsime selle sisemise hääle käest nõu. Järgmine esineja on teie ees. Psühholoog-terapeut Rein Heinsalu on tänaseks teinud ettevalmistustöö, mis päris ainult üksi jagamisele ei tulegi. Temaga kaasas on seina ääres istumas abivägi. Ma ei tea, kuidas Rein seda ise nüüd nimetab, aga tean, et me oleme selleks, et püsida ajas, ma annangi sõnajärje üle. Räägime sellest sisemisest juhist ja nendest juttudest, mis võib, et alati meist väljapoole ei jõuagi. Kuidas, miks ja mida siis teha? Ole hea, Rein, sõnajärg läheb sulle. Et vaatame kohe. Nii, nüüd olen. Nüüd oled kenasti kuuldel. Rainer, võib-olla aitad natuke veel häält timmida. Okei. Mu nimi on Rein Heinsalu ja ma olen psühholoog-terapeut. Töötan eeskätt perearstikeskuses Sinu Arst, aga ka erameditsiinikeskuses Confido ja ka erapraksises. Mul on 2 kõrgharidust. Esimene neist on teatriteadus. Ma lõpetasin Peterburi teatri muusika- ja kinematograafia instituudi. Pikka aega tegutsesin teatris ja teatrikriitikuna. Kirjutasin väga palju enda nime all ja ka Paul P. nime all. Olen teinud ka intseneeringuid, töötanud Jaan Toominga, Ermaküla, Roman Baskini, mingil määral Petersoniga. Viimasel ajal eeskätt psühholoog. Et oma töös ma sageli kasutan teatrivõtted, rollimänge, oma kogemust sealt. Teie ette tulles ma tunnen äärmiselt suurt lugupidamist, täiesti siiralt, sellepärast, et minu suguvõsas on olnud 4 koolmeistrit, 4 põlvkonda. Viljandimaal alates kuskil aastast 1860. Et mu vanaema, kes oli kooliõpetaja, on mulle väga palju andnud ja sellest ajast mul on kaasas hästi suur lugupidamine kooli vastu. Ise olen ma lõpetanud Tallinna 21. keskkooli väga heade mälestustega. Mulle väga meeldis alati kooli minna. Meil oli väga lahe õpetajaskond. Nende hulgas oli ka ranged inimesi, aga me üldiselt kõigis koerustes neid respekteerisime ja kooli lõpetasime väga heade tunnetega. Et kui Margit mulle pakkus seda teemat, siis kõigepealt ma tunnistan, et minu peas räägib sageli palju hääli. Et kui ma inimesi nõustan, teen teraapiaid, siis üks asju, mida ma põhilisena neile püüan edastada ja mille neid viia, on see, et inimene ongi sageli vastuoluline, meis on palju jõude, konfliktsus on üks elu osa, kaasa arvatud minus endas, aeg-ajalt. Jõudude mäng. Küsimus on, kuidas ma nad sätin balanssi ja millised neist on minu jaoks kõige kasulikumad, millest ma hakkan juhinduma. Aga kui ma andsin lubaduse, et ma tulen esinema, mind ikkagi huvitas nüüd see lugupeetud seltskond, kes koguneb, koolijuhid ja lasteaedade direktorid, milliste ootustega nad konverentsile tulevad ja konverentsil käivad. Tunnistan üles, minu
tutvusringkonnas on mõned koolijuhid, ma vahepeal kohtusin paariga nendest, uurisin, mida varem on räägitud, milliste tunnetega nad lähevad. Hetkel ma ei kommenteeri seda. Aga ma sain aru, et osa sellest käimisest on ka võib-olla rutiinne ja te alati saate midagi ka huvitavat teada. Et ma leppisin kokku Haridusametiga, nad olid lahkelt nõus, et enne seda konverentsi me teeme ühe lühiküsitluse. Et mida te tahaksite juurde õppida, juurde omandada ja kuivõrd te olete rahul varasemate koolitustega. Et me saatsime selle küsitluse välja, vastas paraku suhteliselt vähe inimesi, mingi 10% ainult, aga ma korraks sellel peatun, sest täiesti selgelt joonistus välja 2 trendi. Et esiteks kolmandik vastas, et nad tahaksid paljudes asjades ennast täiendada ja juurde õppida. Kolmandik vastas nii ja naa, ei tea. Kolmandik arvas, et asju on juba piisavalt. Minu jaoks oli huvitav see, et kokkuvõttes ikkagi üle poolte aktiivselt tahtis omandada juurde hulgas valdkondades teadmisi. Et me küsisime, kas te tahate omandada juurde teadmisi konfliktide lahendamise oskuses, meeskonnatöö juhtimises, eneseväljenduses, enesekehtestamise oskustes, pingejuhtimises, eneselõdvestuses. Et siin on nüüd see koht, kuivõrd keegi tunneb ennast, on valmis või tahab juurde õppida. Ka selles, millise gruppi teie kuulute. Aga ma kiirelt libistan need slaidid läbi, et 75% vastanutest ütles, et tahab juurde õppida konfliktide lahendamise oskustes, 60% meeskonnatöö juhendamise oskustes, eneseväljendamise oskuste upgrade'i vajadus oli 63, enesekehtestamise juures 82, eneselõdvestusoskusi oleks vajanud juurde 66, pingejuhtimise oskusi 67 ja Margit soovitas küsida, teie moderaator, kas võiks olla huvitav kogeda või õppida kogemuslugude kaudu ja 66% vastas, et kindlasti ja tugevalt. Kui me räägime sisemisest juhist, siis ma olen laiade huvidega inimene, aeg-ajalt uurin ka alternatiivseid asju, muuseas ma olen ka hüpnoterapeut, aga väga teaduspõhine. Kui me räägime sisemisest juhist, siis kindlasti ma ei arva midagi niisugust, et see on üks salapärane koht või mehikene meie sees, mis vahel võib ärgata, mis on seotud kristallide, inglite, mingis paranormaalsete jõudude, mingi abakadabra, ambo-jambo või surra-murraga. Et seda ma ei usu. Et ta võib aeg-ajalt mingi selliste asjadega seostuda, see meie intuitsioon, aga tegelikult mu põhiline sõnum, millest ma täna tahan teile rääkida, et meie sisemine juht koosneb. Ta koosneb hulkadest tasanditest, kihtidest, tõukejõududest ja need omavahel mängivad. Et ma alustaksin mõistest meem. Ma usun, et te olete ajakirjanduses või mõnda raamatut lugedes seda kohanud, selle termini Vermis Hawkins 1976. aastal, kes on geeniteadlane, aga ta leidis, et peaks olema mingi sõna, mis väljendaks või määraks ka inimese nii-öelda psühholoogilist DNA-d. Neid kõike põimingus, mis meid juhib või kannab või motiveerib, tõukab. Ja ta leiutas sõna meem. Ma panin siin esimese osa
selle tsitaadist inglise keelest, nii nagu seda annab Wikipeedia, ja see ütleb, et see on idee, käitumine või stiil, mis laiub inimeselt inimesele. Natukene laiali valguv, aga ühtlaselt ütleb, et see on viiruslik, et see ei ole täpselt määratletav ja mina ütleksin, et see on nagu väärtushinnangute, stiilide, mõjude pilv. Praegu me räägime arvutiteaduse pilvetehnoloogiast, nagu pilv, mille sees on ka paradigmad ja ratsionaalsed teadmised. Aga selle sees on hulgaliselt ka muutuvaid asju, drive, kaasa arvatud ka arhetüübid, et ma tegin sellise slaidi. See ei väljenda nüüd kõike, aga et meemide hulka kuuluvad populaarsed laulud, brändid, kultuurikäitumine, sõnad, mis hakkavad ruulima, ära tõmble, nunnu, mõnna, neid me kuskil 15 aastat tagasi ei kuulnud. Nad on muutunud väga tavaliseks. Mulle esimest korda öeldi 10 aastat tagasi, et kuule, täitsa nunnu mees, siis minust tekkis selline väga ehmatav reaktsioon, et kas mind arvatakse mingite vähemuste hulka või mis, et ma ehmatasin. Nüüd see on muutunud väga tavaliseks igapäevaseks sõnaks, ta on ka meemiline. Ja ma isegi vahel, kui räägin daamide või lastega, et on lahe, nunnu. Et need võivad olla ka kuvandid, nii nagu teksade laine või mingisugused riideelemendid. Need võivad olla nagu Kööliste ringsi seal kaugel külas laul, mis äkki levib 2-3 aasta jooksul pööraselt. Mina nägin seda laulu esimest korda, see nägu kõlab tuttavat videot saates ja mulle tundus seal tohutu naljakas, kui Uuspõld seda tegi. Ja tulid sugulased külla, ütlesid, näe, nii lahe asi, vaata. Ja mu suureks hämmastuseks suurekasvuline papa oma väikse pojaga surm tõsiselt istusid laua taha ja laulsid kaasa nagu hümni. Et ma sain aru, et sellel on väga laiapõhjaline meemiline tähendus. Lausungid, väärtused, ka sotsiaalvõrgustiku käitumisviisid, need käivad meemide sisse. Et ma täna teile räägin mõningaid asju, mis puudutavad meie sisemist juhti või juhistikku, aga me teeme täna ka terve rida harjutusi, tillukesi klippe. Ma usun tõsiselt kogemuspõhisesse õppesse psühholoogia valdkonnas, sest et raamatuid on miljon, me ei suuda neid meeles pidada, aga kui me läbi oma naha, oma keha midagi kogeme, siis see ka vähemalt osaliselt salvestub või me saame isikliku kogemuse. Nüüd ma küsin, rääkides meemidest, te olete kõik pedagoogid, vähemalt töötate haridusvaldkonnas. Kui paljud teist on lähemalt kuulnud rohkem teadlikud kiindumusseotest teooriatest, mis on attachment teooriad? Kas ma näen mõningaid käsi? Tõstke kätt, kes on vähemalt neist kuulnud. Okei, aitäh. Ma umbes niimoodi arvasingi. See peaks nõnda vähemalt olema. Siis ma küsin, kuivõrd paljud teist on lähemalt, ma ei ütle väga, väga hästi, aga tuttavad psühhodünaamiliste või alateadvusteooriatega. Umbes sama palju, aitäh. Mis pärast seda küsin? Et üldiselt need, mis on
alateadusteooriad või alateaduspsühholoogia ülikoolid väldivad seda, sest seda ei peeta teaduspõhiseks. Et kui ilmus üks Freudi raamat, millel oli kaasas professor Jüri Alliku kaassõna, mis moodustas 2/3 sellest raamatust ja ta andis võimsalt Freudile pihta, siis ma lugesin selle läbi ja kõik oli nagu põhjendatud, ma sain sellest aru. Et ta tõestas, et Freud ei ole teaduspõhine, et tegelikult ei peaks haridusse kuuluma. Nõus, ta ei ole teadlane. Ta on kogemuslik psühholoog ja tema väidetes või teooriates on hästi palju belletristikat, ilukirjandust. Aga mingil põhjusel, kui te vaatate ülikoolides arengupsühholoogia õpikuid, siis absoluutselt neis kõigis, näen siin inimesi juba noogutamas, absoluutselt neis kõigis on psühhodünaamilised teooriad 1/4 sambast. Tavaliselt nimetatakse 4 või 5, aga üks neist. Ja tõsimeelselt. Samamoodi 1/4 sambast on nõndanimetatud attachment ehk siis seotuskiindumisteooriad. Ma nimetan mõlemad sõna nimme, sest eesti keeles küll on tõlgitud tavaliselt seda kiindumisteooriat, aga attachment ei ole ainult kiindumus. Näiteks you attach a file to your mail, sa kleebid selle külge, seod selle külge ja sisuliselt need teooriad ja see psühholoogia ei tegele mitte niivõrd kiindumisega, inglise keeles on see ka desire, sellega absoluutselt mitte, vaid ta tegeleb, vaatleb, uurib, tõestab, näitab inimese seotusega, seotus tarviduse või instinktiga, mis on äärmiselt tähtis. Mina pean John Bowlby töid, teooriaid, avastusi 20. sajandi praktilises psühholoogias samaväärseks või veel tähtsamaks kui Freudi teooriad või avastused. Et ma nimetan Freudi väravavajaks, tegelikult väga palju tema väidetes ja tema raamatutes pärines ka varasemast ajast, ta lihtsalt väga targalt pani osa asju kokku ja avas uue valdkonna. Võib-olla mõni teist teab, aga ma oletan, et mitte kõik. Freud oli kaasaegse psühhoteraapia rajaja selles mõttes, et ta tõi esimesena sisse kõneteraapia. Et enne Freudi nimetati kõiki vaimseid nihkeid, vaimseid haiguseid hüsteeriaks. Kõik pandi ühte patta, mõistet skisofreenia ei olnud, depressioon samuti mitte, bipolaarsus see oli sajandi taga. Et ta tõi sisse kõneteraapia, üleüldse inimese mõjutamisvõimaluse või tervendamisvõimaluse sõna kaudu, et selles mõttes oli ta geniaalne ja reformaator ja väga suur avastaja, ma ütlen väravavaja. Aga väga paljud asjad tema teooriatest ei ole pädevad kindlasti. Näiteks see, mis on Oidipuse teooria, lapse tung vastassoost vanema suunas või kadestamine või siis seksuaalkompleksid. Ütleme niimoodi, et inimesed, kes ei ole psüühiliselt haiged, nende jaoks on see jama. Et see ei päde. Küll aga, kui on tegu mingisuguste traumade või nihetega või haigustega, siis see on väga vajalik teadmine või tegur sellega arvestada. Seal ta pädeb väga tugevalt. Et Freud oli väravavaja, John Bowlby oli algselt ka psühhoanalüütik, aga liikus selle raja pealt ära ja tema pani aluse oma teooriatel teise maailmasõja ajal
kui ta töötas, ütleme meie mõistes nagu internaatides, lapsed viidi Londonist pommitamisel ära, mõned andmed ütlevad, et neid oli 10 000, ühes kohas ma olen lugenud 200 000, ma sellega arvuga täpselt ei ole tegelenud, aga viidi turvakodudesse või internaatidesse. Ja John Bowlby, kes oli psühhiaater, täheldas koos mitme oma kolleegiga, et mingitel põhjustel osa neist lastest haigestudes, on see siis gripp või mingi tõsisem haigus, ei parane. Osad paranevad, aga osad mitte. Ja ta hakkas seda uurima. Kogemuspõhiselt, teaduslikult ja jõudis õige pea mõistmise juurde, et lastel on äärmiselt tähtis turvalisus ja seotus, mida ta nimetas attachmentiks. Et kui see on haavatud või rikutud, siis nad ei parane ja see mõjutab neid terve elu. Ma korraks näitan järgmist slaidi. Et tema leidis, et on 3 attachmendi või kiindumusseotuse tüüpi, turvaline, ebaturvaline, ambivalentne, hiljem sellele lisati, ütleme eesti keeles segane või disorganized. Ja räägin neist sellepärast, et tegelikult need tüübid kujunevad välja esimesel 2 eluaastal ja saadavad meid, ütleme niimoodi kenasti, suurel määral läbi terve elu. Et inimene, kes hakkab endaga teadlikult tegelema, saab hea hariduse, käib enesearenduskursustel, teeb joogat, mida kõike veel, ta võib sellest oma negatiivsest tüübist üle saada või väljuda, aga kriitilistes olukordades, kui on mingi pingemoment või konflikt, võib see ikkagi vallanduda väga tugevalt. Et teraapias ma tean seda väga hästi. Et kui me vaatame nüüd korraks Bowlbyt tagasi, siis tundub, et me saame sellest aru, okei, mis seal siis nii väga on. Tõstke kätt, kes teist on näinud seda alumist Harlow ahvidega eksperimendi videot või pilte, mõned. Siis tegelikult see peab käima kõik väga põhjalikult pedagoogilisse haridusse, väga tõsiselt. See oleks teile tohutu tugi, sellepärast, et kui selle kaudu inimese käitumist mõista, siis see surve, mis sageli pannakse koolile, et teie vastutate nüüd selle lapse käitumise eest ja miks ta nii on ja miks kool osa ei võta, kui inimese baasturvalisus on auklik või traumeeritud, siis kool saab olla ainult kompensatsiooniks. Et kool ei saa üle võtta seda baasturvalisuse rolli, mille laps peaks saama oma perekonnas vanematelt või lähihooldajatelt. Et see pilt näitab ühte loomapsühholoogi Harlow eksperimenti. Need on YouTube'is, klippid on olemas, mingisugused 3, 4, 8 minutilised, väga huvitavad. Soovitan teil kell vähegi huvi nimi üles kirjutada ja vaadata. Ja see räägib sellest, et tehti šimpansidega katseid. Et võeti šimpansi lapsukeselt tema ära ja katsetati, pandi talle 2 kunstema. Üks oli traadist ja piimapudeliga ja teine oli söökene nagu kaltsunukk. Ilma pudelita, aga soe pehme kaltsunukk. Ja mis selle ahvikesega toimus? Katseid tehti korduvalt ja kogu aeg tulemus kordus. Ahvipoiss jooksis kõigepealt korraks piimapudeli juurde, tõmbas sõmu ja siis hüppas vupsti selle pehme nitsu-nätsu nuku juurde ja jäigi sinna. Et ehk siis, kusjuures ta oli näljane. Sellest nähtus ja tõestati hiljem teiste katsetega, et imetajate lastel, kaasa arvatud ka inimestel, see soojus, turvalisus
hoituse olemasolu on tähtsam kui füüsiline toit. Et see on tegelikult instinkti tasemel. Et sedasama, ma lühendatult nimetan seda attachment'iks, et seda saab täheldada nii lõvidel, koertel, kassidel, teistel imetajatel samamoodi. Et ülimalt tähtis. Ja üleval on pilt Konrad Lorenzist, seda võib-olla olete näinud, see on rohkem levinud, tema leiutas imprinti mõiste, mis tähendab vermingut eesti keeles, et anepojad, kes sünnivad ja kui nad oma füüsilist ema ei näe, hakkavad esimest füüsilist asja emaks pidama. Et kui te näitate talle kummikut, siis nad arvavad, et kummik on tema ema. Ja panete kummiku nende nägemisfääri ja nad lähevad selle kummiku järgi. Aga Lorenz tegi katseid, näitas ennast ja läbi terve elu need anepojad ja aned käisid tal järgi nii nagu ema järgi. Et see käib samuti nüüd selle imprinti ja attachment'i juurde. Vot eelmises slaidis, siin ei olnud, kui me räägime sisemisest juhist või juhistikust ja räägime sellest, et meis on ikkagi palju ka mitte igal hetkel teadvustatud, ütleme niimoodi kenasti. Sest et hulk katsed näitavad, et inimese teadvuses kuni 90% on unconscious, alateadlik. Ja selle hulka ei käi mitte tumedad jõud, vaid tegelikult see, kõik need nähtused, et kui te jõuate näiteks valgusfoori juurde, siis te ei mõtle, et mis tuli see nüüd on, mida ma nüüd teen. Et kui te näete punane, seisate, kollane, vaatate, mis toimub, roheline läks. Te teete seda igapäevaselt. Et tegelikult neid valgusfoore meie sees on massiliselt ja ma väidan seda, et see on suurepärane ja teisiti ei saa, et need töötavad nagu mingid tsipid meie sees, mis vajaduse korral lahti pakitakse, sest et me ei saa, viimasel ajal on moesõna kohalolek. Olen totaalselt kohal. Näen kõike. Inimese teadus ei suuda kõiki asju pidevalt korraga haarata. Me peamegi looma mõistmiseks ja toimimiseks mingid mudelid, mingid lühendid ja me toimime selle alusel. Et üldiselt klassikalise kasvatushulka käis see, et daam tuleb sisse, härrasmees tõuseb püsti. Praegu seda, ma arvan, on pisteliselt, aga see oli refleksi tasemel. Mees tõuseb püsti. Sa oled sellesse kasvatatud, sul on tekkinud selline tsipp ja kõik teised asjad samuti. Et kuidas need harjumused või automaatmustrid, mis tekivad. Ma ei räägi mõtete tasandil, vaid kõigepealt, kuidas nad füsioloogiliselt omistuvad meie teadvusse. Ma usun, et osa teist vähemalt on aeg-ajalt ajakirjandusest näinud mõningat artikleid, lugenud peegelneuronitest. Tõstke kätt, kes on lugenud mõnda artiklit? No oletame, et Saar on hästi tagasihoidlik. Et seda mõistet kindlasti enamus on vähemalt kohanud, aga ka need artiklid, mis meil on olnud, ei seleta väga põhjalikult lahti, mis on see sisu. See puudutab teid kõiki, igapäevaselt, kogu aeg, teie töös. Sellepärast, et tänu peegelneuronitele me üldse õpime. Me hakkame jäljendama. Alates esimestest elupäevadest, nende kaudu. See on võrgustik meie ajus, teatud tüüpi neuronid, mille kaudu me hakkame jäljendama ja siis seome kokku võimalikud käitumise variandid ja tulemused. See pilt, mis on vasakul, see tehti 1977, enne kui peegelneuronid tuvastati, aga tehti 2-päevase lapsega. Et kui talle teha mingi nägu ette
ta teeb järgi. Teistsugune nägu, ta teeb järgi. Jah? Kas keel suust välja, suu lahti, huuled prunti või mida veel. Ma küll ei tea, kas see katsegrupp oli nüüd 1000 või kui palju, kas see kõikide puhul töötab, seal võib lisategureid ka olla, aga et läbi peegelneuronite juba väike laps hakkab jäljendama ja selle kaudu tegelikult kujunevad välja ka meie turvalisuse või ebaturvalisuse või ambivalentse turvalisuse mudelid meie sees. Turvaline olek lapse jaoks on see, kui ema on pidevalt olemas, stabiilselt, rõõmsalt, ja ta õpib läbi selle ema oleku, ema naeratuste rõõmsat turvalist olekut. Kui ema pildis ei ole või ta ei saa piisavalt sülle, teraapiatöös ma tean, et kui ma küsitlen ülespoole 40 eluaastat inimesi ja küsin, kui palju teid võeti sülle, siis minu kogemus ütleb, et 2/3 ütleb, et jah, võeti, ma küsin, kas sa mäletad, siis jäävad mõttesse. Kas sa juhtumid mäletad? Et ikka võeti ja ma mäletad, täpselt ei mäleta. Et see ei käinud tolleaegse kasvatuse sisse. Ja et laps õpib ise ja õpib ühiskonnas. Aga niisugusest vanemlikust käitumisest, ma ei ütle, et vanemad käitusid halvasti, aga nad palju asju ei teadnud. Teadus oli vähem arenenud. Tekitas väga palju seesmiselt ebaturvalisi inimesi. Ja kui nüüd näiteks on ema, kes kord võtab last sülle, siis paneb ära, siis läheb, räägib mobiili, ütleb tagasi, paneb ära ja telefoniga, siis laps ei saa stabiilsust. Ja kui me küsime, et mis pärast niivõrd palju on koolis, te vist nimetate neid hüpikuteks, hüperaktiivsed, mis pärast on niivõrd palju lapsi, kes on tähelepanuhäiretega ja hüperaktiivsed, siis see on kindlasti üks põhjusi, et nad ei saa pidevat turvalist tähelepanu. Paulbi hakkas rääkima sellest, et ma ütlen pidevat tähelepanu. Küsimus on, kui palju? Pidev tähelepanu ei tähenda seda, et kogu aeg, et sa oled tema kõrval ja kogu aeg temaga tegeled. Paulbi õpetas, et väga tähtis on nii piirid kui autonoomia. Juba varasest lapseajast alates, et ta tajub, et osa asju ei ole head, aga teda usaldatakse ja ema jääb pilti. Et sellisel juhul saab kasvada stabiilne inimene. Et kui on mine ise, tegele ise, no siis on nagu mina. Mul oli isa teadlane, ta oli kogu aeg ära, ta oli geoloog, Tuhalanõia kaevu juures on talle mälestusmärk pandud, aga ma teda lapsepõlvest ei mäleta peaaegu üldse. Aeg-ajalt käisin geoloogia ekspeditsioonidel, ja kui ma nägin teda ühiskonnas, siis ta oli rahvamees, siis ta oli populaarne. Kui ta siit maailmast lahkus, siis tuli loodusuurijate selts, oli kõik kohal, avaldasid lugupidamist, aga mina teda ei näinud. Ja mul ei ole temast mitte pahad mälestused, aga teda polnud pildis. Ja ma pidin väga pikka aega enda jaoks mõtestama, otsima, milline on niisugune stabiilne mees ja tugev mees ja tark ja kuidas ma käituma peaksin ja ma pidin selle ise tekitama tagantjärele. Et Paulbi panus praktilisse arenguõpetusse on, mulle tundub, hiiglaslik. Ja jõudsime otsaga ka arhetüüpide juurde, mis ei ole teaduslik mõiste, aga praktilises teraapias või praktilises psühholoogias vägagi kasulik. See pärineb eeskätt
Carl Gustav Jungilt, kes lõi teatud tüübistiku, siin on antud mingi 48 tüüpi, seda on edasi tehtud ja hiljaaegu ma lugesin, vaatame kohe, kus see slaid on, mis ta nüüd nii teeb, hiljem tuleb, lugesin Emori uuringut, kes uuris, millised on eestlaste põhilised arhetüübid. Ja Jungi omadega kokku ei läinud, avastaja, hoolija, kehtestaja, mis veel. Aga iseenesest väga huvitav, sellepärast, et ikkagi meie seas on mingit sorti inimesi rohkem ja me räägime nüüd sellest natuke edasi, aga vahele tuleb harjutus. Ma palun, et te võtate laudades, võtate ennast, pöörate ühe kaaslase poole, võtate paaridesse ja kumbki räägib ühe loo, mis temaga toimus viimase nädala jooksul, mis teda kuidagi puudutas või pani mõtlema, mis iganes. Üks lugu, 2 minutit, kumbki räägite, jagate. Olge nii head. Ja, veel 10 minutit. Oli selle poisi nimi, kes on nende Pirita gümnasistide juht? Roman või? Sinine. Ma lihtsalt pean jätama. Keegi on jätnud mulle teibi sinna laua peale.
no nii, kas mõlemad pooled paaridest või kolmikutest on saanud jagada? Noogutage, kui olete ära jõudnud. Enam-vähem. Kui te olete jõudnud jagada, siis ma palun. See on Jungi 12 arhetüübi mudel. Ma ei ütle, et see parim on, aga see on väga tuntud ja üldiselt paljuski töötav. Siis, kui te tegite selle harjutuse, nüüd ma palun, need samad paarid, kui te vaatate neid 12 arhetüüpi, ma kohe kommenteerin, siis mõtlete, millist arhetüüpi oma tähelepanus, oma rääkimisviisis, oma emotsioonis esindas teie partner, mis teda kannab või juhib. Kas te aimate midagi, kas te näete midagi? Nimetan siia juurde, et kõikidel nendel omadustel on kindlasti positiivne pool ja kui ta läheb ülemäärasusse, siis ta võib olla ka negatiivne. Et ehk siis näiteks inimene, kes, nagu Jung ütleb, et on armastaja, pidevalt teeb armsaid armastuse tegusid, kui see on olemas, kui see ei ole ülemäärane, on suurepärane. Kui see on näiteks armastusega üleuputav ema helikopter, siis kahtlemata see on ülemäärane ja negatiivne. Kõik me armastame naljaninasid, aga on osa tüüpe, kes muud ei teegi kui ainult nalja, see võib olla väga väsitav. Ja kui Freud ütleb tavamees, tavanaine, ta ei ütle seda halvustavalt, inimene, kes kannab igapäevast elu. Hoolitseja, kehtestaja, looja, mul oli raskusi mõistega innocent tõlkimisega, ma tõlkisin lapsehing, süütuhing, kes lihtsalt on nii nagu ta on, vajades turvalisust. Pühaka, avastaja, mässaja, maagiakangelane. Kommenteerige, mida te oma partneri jutus, tema rääkimisviisis, tema olekus, tema tähelepanus tajusite lühidalt. 2+2 minutit. Olge head. Te peaksite olema taiplikud. Tähengid võtad, kas sa ütled ise, et nad on Piritas majandus? Ma näitan neile. Kas sa ütled ise, et nad on Pirita majandus 10 aastat? Jaa, ütlen. Sa lausid ühe äkki juba ette ennem, kui nad tulevad. Jaa, ma ütlen enne, kui Toomas on siin esireas ja küsib tähele. ütlen.
Nii, harjutuse järgmine osa. Ma arvan, et teile jõudnud jagada. Olete. Nüüd ma palun appi meie assistenti Pirita Majandusgümnaasiumist. Te lubate, teeme neile aplausi selle eest, nad tulevad täna meid aitama. Aitäh! Ja ma palun, te laudadel on A1 formaadis suur paber. Nad on teil abiks, et võivad kirja panna. Te nimetate, milliste arhetüüpidega teie laudkonnas oli tegemist. Pange need kirja. Kui iga laua juurde ei jätku või pole noormehi piisavalt, siis ehk aitate ennast ise. Nemad teid ei küsitle, nad panevad ainult kirja. Te peate ise olema väljendajad. Aha. Tema kirjutab, teie ütlete. Saavad ise, jah? Milliste arhetüüpidega nende seas on rohkem tegemist? Okei. Ma kordan küsimust. Igale pool ei olnud kuulda. Et nendes lugudes, mida te kuulsite, mida teie kaaslased rääkisid, milliseid arhetüüpe te rääkijast tajusite? See on taju ja seostamise küsimus. Lülitan välja või? Okei. Kas on kost? On kosta? Jah. Kas ma olen paremini, nii kaugel. Margit nooguta, nii kaugel. Nii kaugelt. Jah, ok. Et kõigil meil on mingid kalded. Kui me ei ole ka otse dominantsed tüübid, meil on mingid kalded. Kuhu me kaldume? Mis sorti me rohkem oleme? Mida te tajusite oma laudkonnas? Jah. Okei. Rohkem ei midagi. Ei.
Hästi, ma pöördun täna. Liitase kõni ära. Siis ma pean paaridelt küsima või... Ei, laudelt kirjutasin. Mis domineerib? Ma arvan, et te olete enamus jõudnud üles kirjutada ja nüüd mu noor abiline Kalev käib mikrofoniga ringi ja iga laudkond nimetad, millised olid teil sagedasemad arhetüübid, et millised on meie direktorid. Kus ma alustama peaks? Ma alustan siit samast siis. Siis... mis see laudkond on? Laudkond 12 arvas, et põhiline on looja ja kangelane ning hoolitseja ning mässaja. On olemas. Olemas. Nii, kuulame. Siin on välja toodud kindlasti hoolitseja, looja ja armastaja. Siis. Kas sa palun saad Rainer aidata, aitäh? Ma arvan, et me ei tohiks väga läheda. Siin laudkonnas on toodud välja hoolitseja 2 korda ning ka kangelane. Ning põhiline siis võib-olla armastaja veel. Kuulan teid. Ma lähen siis järgmise. Nii. 4. Mis siin põhiline on? Laudkond on toonud välja kehtestaja ning hoolitseja ning armastaja, mis siin peaaegu kõikides laudkonnas on kõige rohkem mainitud. Siin on toodud välja naljanina 2 korda, hoolitseja, lapse hing kindlasti. Jah. Lähen järgmise juurde. Järgmises lauas. Kõik kokku on naljaninad, puuduvad tavamehed, seega oleme kangelased. Väga ilus. Ma üritan. Ma ei tea, kas see on liiga soe, tähendab, ta ei ole... Siin on toodud välja hoolitseja, armastaja ning looja. Mis asi? Ma ei tea, ma ei ole. Edasi, mis siin... Ma võin rääkida. No nii, meie laud tõi välja siis hoolitsejad, armastajad ja kangelased. Et kõik on lasteaiast pärit ja nii-öelda lasteaia kangelased. Väga hea, siis lauas ma kindlasti pole. Siia olen jõudnud, vist olen. Olen ei ole. Nii. Siin on toodud välja hoolitseja, pühak, looja ning lapse hing. Aitäh. Tee veel 2, siis too mikrofon mulle. Siin lauas on toodud välja maag ning naljanina. Lisaks on veel mässaja ning pühak. Oi.
siin on mitu korda looja, hoolitseja, armastaja. Siin on neid nii palju, et mul lähebki silme eest kirjuks. Siin on toodud veel viimasena välja naljanina, hoolitseja, armastaja, kehtestaja, looja ning mässaja. Kuna aeg surub peale, siis ma annan mikrofoni tagasi. Ma vabandan, et me kõiki ei jõudnud ette lugeda, aga te saate seda teha vaheajal või pärast jagada. Et see, mis ma tahtsin katsetada ja näidata, ei kuule, nii, jah, hästi, andke alati mulle märku. Et mis ma tahtsin teile näidata, et tegelikult suheldes, isegi kui me ei saa täiesti kindlad olla, ka minuti või paari jooksul on tajutavad inimeste tüübid või kalded, nende käitumisviisid väga sageli. Ja nendesse, kui me seda ei teadusta, võime sellesse kinni jääda, konfliktidesse joosta ja olla ka näiteks tajumatu. Järgmisel slaidil ma olen ära toonud märksõna omistamine, mis on täiesti teaduspõhine, atributsioon, mis tegelikult on sarnane see, mis alateaduspsühholoogias nimetatakse ülekandeks. Alateaduspsühholoogias kasutatakse ka mõistet vastuülekanne. Tegelikult psühhoanalüüs põhiliselt töötabki ülekande, vastuülekande peal väga palju, et need protsessid sageli toimivad alateadlikult või me ei mõtesta neid ära. Aga kui me oleme mingisuguste kalletega tüübi käitumisega harjunud, siis nad võivad väga tugevalt domineerida. Aeg surub peale. Ma palun teil igal ühel hetkeks mõelda ja kergitada oma viimase paari nädala mälust üks juhtum, kus te olete juhina kellelegi midagi omistanud ja tuleb välja, et see asi ei olnud nii. Mõelge hetkeks ja jagage oma kaaslasega. Omistasin ja tuli välja, et ei olnud nii. Tundub, et kõik on jaganud, loo leidnud ja jaganud. Hallo? Nüüd ma palun teil järgmist asja.
et seal, kus te omistasite, millise arhetüübina te käitusite, mis on teile iseloomulik, et ehk siis, kui sellised juhtumid on ka rohkem olnud, kas te kiirustasite või tajunud midagi ära, kas siin on seos sellel omistamisel ja teie enda käitumisviisidel vahel või rohkem? Jagage korraks palun kaaslasega. Ma räägin siia kõrvale seda hetkeks, et omistamine ei ole otseselt negatiivne mõiste, sest see on samuti teadvuse ZIP-tüüpi funktsioneerimine, et kui ma näen eemalt, sõidan autoga ja eemalt politseid, siis kui mul peal ei ole just kiiruspiirajat, siis ma automaatselt korraks teadvustan ja korrigeerin ennast. Ma omistan, et mind võidakse kontrollida. Tänan teid. Ma arvan, et enamus teist midagi leidis. Te olete juhid ja taiplikud, peate olema. Ettekande esimeses pooles ma püüdsin teile anda viiteid, et meil kõigil on kalded. Kas me nimetame neid arhetüüpideks või kuidagi teistmoodi? Meil kõigil on kaldeid. Me kipume mingites olukordades kuidagi tüübiliselt käituma ja osa sellest tuleb ka meie attachment mudelitest, tuleb ka meie sotsiaalsetest eeskujudest, mis meil on õpetatud, aga meil on kaldeid üldjuhul, kui mitte alati. Näen, et jagamine kestab, aga osad juba lõpetavad. Et me oleme üle tunni aja istunud. Ma olen ühtlasi Tai Chi ja Hiina Neikung tervisevõimlemise treener. Ma tean väga hästi, kui ebamugav, tervisele mitte kasulik on pidevalt istuda ühes asendis ja teil on palju istuvat tööd. Ja nüüd ma palun, et me tõuseme püsti. Meil on üks liigutamise harjutus. Ja, kas meil kaameramees on või kaameradaam on ka olemas? Muidu ma ei ole nähtav. Läks ära. Tõusen tooli peale. Ma ei ole enne niimoodi teinud, aga ju siis täna on esimene kord. Asetuge palun niimoodi, siin on küll suhteliselt kitsas, aga... Sa saad nüüd äkki reveääri mikrofoni tagasi sisse lülitada, siis sul on kättega parem. Tõepoolest.
tuli? hea, et Rein ei käskinud hinge kinni hoida, kuni ta mikrofoni sätib, eks? Kuulge, mul on vahepeal teile küsimus, et kes unustas minu laua peale? Uskumatu, mis on pildil valesti? Aga et kaamera vist minuni siiani ei ulatu, siis ma olen ikkagi tooli peal. Aga hääl on nüüd väga hästi kosta, aitäh, Rein. Väga hea. Ma usun, et teist paljud on kuulnud juba mindfulnessist, mis on teatud viisi lõdvestusharjutus. Jon Kabat-Zinn tegelikult oli pikka aega tsenni praktiseerija ja võttis selle sealt. Need mindfulness harjutused on sarnased ka Tiibetis, Hiinas, Indias, joogades. Ja? Et väga tähtis on vahepeal ennast liigutada ja lasta meel lõdvaks. Teeme mõned Hiina tüüpi lõdvestusharjutused. Korraks 3 minutit. Lasete oma mõistuse lahti. Ja? Asetuge niimoodi, et liigutage korraks käsi, et te teisi koksi. Tõske käsi, liigutage. Ja? Kui vaadake enda selja taha ka, et kedagi teist ei ole. Tundke ennast mugavalt. Hästi. Nii. Esimene asi on energia äratamine. Ma ei õpeta teile kõike, mitte seda, aga tõstame, hingame sisse, laseme kõik lahti, hingame välja ja pea tühjaks. Puh. Ja? Hingame sisse ja käed libisevad mitte torksti alla, vaid nagu pilve peal, pehmelt alla. Ja? Hingame sisse, täitume, mitte liiga palju, aga täitume, sirutame ja alla. Ja siin on üks väga oluline trikk juures. Te kujutate ette, et te olete nagu kummiga riputatud lõgeme kohas pilve külge. Siis te ei pea mõtlema, kui sirge te olete. Ja siis te ei saa olla niimoodi. Te peate olema lõdvestunud sirguses. Proovige korraks, et lõgeme kohalt olete nagu pilve külge riputatud. Ja? Selles lõdvestunud asendis te saate oma õlgade pinge lahti lasta. Sest kui te palju istute, siis te puusaliigedesed on kokku sorutud ja samuti siit. Ja pea ei saa piisavalt verd ja muud hädad tulevad juurde. Ja? Selles samas asendis. Ja? Hingame siis ja käed nagu pilve peal libiseda alla pehmelt. Ja? Hingame siis pea tühjaks, käed libiseda alla pehmelt. No, veel kord. Nagu poolunes, hingame sisse, mitte liiga palju, aga täitume ja alla. Ja kui sisse hingame, pikeneme pea laest pilve poole korraks ja laseme lahti. Liugleme, pehmelt. Ja, hästi. Liigutage õlgu. Nii. Igalühel on oma individuaalne bioväli. Ja? Ja selles me peame ennast mugavalt tundma. Ja? Me korraks nihutame oma biovälja allapoole, suuremaks ja ülesse poole. Ja? Ühe käega proovite ja siis lasete. Ja siis teise käega ja sirutute selles suunas, allapoole ka ja lasete lahti uuesti. Ja sirutute ülesse poole ja lasete lahti. Ja hästi. Aga teie keha on nagu energiapall. Ja nüüd venitame natukene seda, pange korraks käed kokku. Ja? Välli. Vaadake, kas te tunnete käte vahel mingit midagi soojust. Ma olen teinud isegi eakate inimestega neid treeninguid, esimesed, teised 2-3 korda juba tunnevad. Arenevad kuni kõrge eani. Vägev. Ja? Nii, te tunnete midagi. Ja nüüd hingame sisse, me natuke venitame see energiapalli veidikene suuremaks ja hingame pehmelt välja. Pehmelt, jah. Aga mitte kiiresti. Tunnetusega, et te kogu aeg tajute seda palli on tähtis ja välja. Hingate sisse, välja. Ja nüüd olete te ise see energiapall ja pehmelt nagu paisute korraks ja lõdvestute tühjemalt. Paisute korraks ja lõdvestute. Ja kuna te olete direktorid ja tähtsad, vastusrikkad, siis vahepeal te peate olema suured pallid. Läheme selle suuremaks. Ja nüüd lõdvestame jälle. Ja, lähete suuremaks ja lähete koju väiksemaks. Suuremaks ja väiksemaks. Sama asi diagonaalis. Paisume ja lõdvestume.
paisume ja lõdvestame. Teistpidi diagonaal. Paisume ja lõdvestame. Ärge unustage seda ära. Ühendus taevaga, pilvega. Ja? Nüüd ma sirgenen natukene. Ja. Välja. Sirgenen. Välja. Ja. Veel kord siit poolt suuremaks. Väiksemaks. Ja. Ja võite teha väikse pingutuse juures. Nüüd lükkan siit nagu tugevalt palju välja. Lõdvestan tagasi. Mina ise suurenen, paisun. Olen tähtis. Lõdvestan. Mina ise. Tahapoole ka. Pingutan. Lõdvestan. Pingutan. Lõdvestan. Seda saab kabinetis teha oma ette. Ja kui head kolleegid siis ütled, mul on paus, mul on praegu harjutuse aeg, teeme koos. Ja. Ma tänan teid, võite tagasi istuda. Nii. Oot. Läheme edasi. Kas ma olen normaalselt kuuldav? Küsin teie käest normaalselt, jah? Okei, aitäh. Kell on 32. Kõigil meil on nahkriided auto enamusel kodu, jah? Et me ei saa elada ilma enesekaitseteta. Kui keegi ütleb, et sa oled kaitses, vahel nagu halvustavalt või etteheitvalt, vahepeal olen, jah? Et me vajame mingit turvalisust enda sees ja enda ümber. Inimene ilma enesekaitseteta elada ei saa ja ei saa seda ei juht ja ka alluvatel on mingid enesekaitsed. Nüüd ma palun, et teil on paberid laudkonnas, panete kirja, milliseid enesekaitseviise te olete kogenud, tajunud, mida te teate. 4 minutit. Grupi töö laua juures, poisid tulevad appi. Füüsilise või psühholoogilise vahendada. Pärast räägime. Ei, ma mõtlen, kuna nüüd küsivad. Psühholoogilise. Mis see tahtis? Selaras. Jah. Ajaliselt ma hakkan nüüd kokku pressima. Kuidas? Kaks-kolm minutit. Ma arvan, et te olete taiplikud, saate kiiresti hakkama.
No nii, ma usun, et enamus on kirjutanud. Meil aeg surub peale. Seda viimast osa, et assistendid trükivad ja laseme ekraanile, me vist täna ei jõua. Tõstke laudkonniti kätt, kui te olete valmis. Olete valmis? Aitäh. Kes veel on valmis? Kõva suming käib. See laud on valmis. No nii, me peame edasi minema kahjuks. Aga te saate kohe võrrelda, mida teie tabasite ja väljendasite ja mida enesekaitsete kohta on öeldud psühholoogias. Halloo? Siin maa. Kas te kuulete mind? Jah. Aha, okei. Läheme edasi. Vaadake slaidi. Muidu läheb ära. Jah. Nii. Selles slaidis on antud 10 enesekaitsete mehhanismi, mille pani kirja Sigmund Freudi tütar Anna Freud ja nende formuleerimise ja üleskirjutamise raamatusse panemise poolest ongi ta psühholoogia ajalukku jäänud. Et tavaliselt öeldakse Anna Freudi 10 enesekaitset, tegelikult on ta võtnud need isa töödest. Ja? Et kiirelt seletan, nendest asjadest võib rääkida tunde. Repressioon tähendab eesti keeli allasurumist, mahasurumist. Ütlen kohe siia juurde ära, et ükski neist ei ole ainiti negatiivne. Sellepärast, et üldiselt seltskonnas puuksu ei tehta. Minu vanaema, kes oli kooliõpetaja, tädi väitis, et ta mitte kunagi ei teinud. Aga ma kahtlustan, et kui see repressioon ka nii tugev oli, siis võib-olla kõike ma ei tea. Et mingi repressioon on ühiskondlikus elus alati vajalik, kui see läheb ebamääraseks, võib hakata isiksust kahjustama. Regressioon tähendab lapsetaolist käitumist. No näiteks sageli tüdrukud teevad seda, vahel ka naised, midagi juhtub, kukuvad nutma, muutuvad lapsetaoliseks, meestele see mõjub sageli väga, neist tekib aitamise instinkt. Ma tean mitut sõpra, kes on sellised ägedad machod olnud ja keegi naiste rahvas kõrval nutma hakkab, siis on tripid kohe läinud, kohe. Tormab ja teeb ja hoiab ja tal on nii tugev instinkt. Nüüd see punkt 3, siin on näidatud nii, nagu Anna Freud kirjutas, ma tõlkisin selle liialdus-võimendus vastassuunda. Kõlab natukene segaselt, aga see tähendab vastand käitumisega enda piitsutamist. Näiteks sa oled saia või šokolaadi sõltlane ja sul on asi üle piirida, nüüd ma mitte midagi ja ma jutlustan ka, et ei tohi süüa ja tervislik toit ja tegelikult ise tootult kannatan. Ja võib-olla varsti jälle kukun ära. Midagi niisugust. Isoleerimine, seda kasutati väga palju varasemas pedagoogikas 19. ka veel 20. sajandil. Küsin vahele, kas te olete lugenud Alice Milleri raamatut Sinu enese pärast? Tõstke kätt, kes on lugenud, kel on kodus. Väga soovitan Alice Miller Sinu enese pärast. Mulle teada olete ainukene suurem eestikeelne raamat, kus kirjutatakse nõnda nimetatud mustast pedagoogikast. Kuidas see kujunes? Karistav kooliõpetus. Ja ta kirjutab selle teaduspõhiselt lahti. Väga sisukas raamat. Ta on psühhanalüütik, nüüd juba surnud. Siis mitte tegemine, vaikiv karistamine,
Mehed sageli mul seanssidel kurdavad, et naised oskavad seda väga hästi, aga kui nad on midagi pahandust teinud. Aga nad oskavad seda ka ise. Siis projektsioon, omistamine teisele, ülekanne, et tema on teinud. See ei olnud mitte mina. Introjektsioon, tavakeeles seda on ebamugav kasutada, aga ütleme niimoodi, et see on omaks võtta, endasse võtta, ka ennast pisendav omaks võtta. Enda vastu vihaga pööramine, kindlasti olete selliseid juhtumeid näinud. Poisid, te võite kohale minna, aitäh. Midagi aeg-ajalt juhtub. Ja siis tuleb jälle tagasi. Ja jälle tuleb tagasi, jah. Ma lihtsalt ütlen vahepeal ära, et slaidid tulevad ka teile siis e-jaotusmaterjali hiljem vaatamiseks, et juhul kui hetkel... Mitte kõik neist, aga ma teen kokkuvõtte. Jah. Ümberpööramine vasturünnak, see on väga tavaline. Ise oled loll, umbes niimoodi. Ja sublimatsioon, mis tähendab siis enda surutud energia pööramine milleski toredamaks, õilsamaks nagu luuletamine või kunst. Oleks meil aega rohkem, siis ma oleks teiega teinud veel ühe harjutuse, mida teie neist õppisite kasvades kasutama. Aga ma arvan, et need teist, kes tegelevad otseselt rohkem ka lastega, siis samas võtmestikus, nagu ma näitasin, Paulbi ja nüüd ka see saab paljugi ilmutada, mis on selle inimese või selle lapsega, mis tal on häda või millega tegemist. Seda harjutust me ei jõua. Hästi oluline teadmisena, ja seda saab ka praktiliselt kasutada, on enesekaitsete mehhanismides nüüd arendus. Anna Freud kirjutas need 1930. aastatel, pani kirja, aga suuri uurija, kes on enesekaitsete mehhanisme edasi uurinud ja kirja pannud, on George Vaillant, kes ütleb, et enesekaitsed toimivad 4 tasandil. Et esimesen tasand, mis ta välja toob, on patoloogilised, kui inimene eitab psühhootiliselt, see pole mina, absoluutselt ei võta kuulda või tekib veel luululine projektsioon. Teine on ebaküpsed kaitsed, fantaasia projektsioon, passiivagressioon ja väljapurskamine. Küsin vahele, mind lihtsalt huvitab, kui palju teist oma igapäevases töös kasutab mõistet passiivagressiivsus? Andke kättega märku. See Eestis veel ei ole eriti levinud, aga väga-väga oluline ja sisukas mõiste. Sellepärast, et näiteks, see ei puuduta meie tänast teemat, aga on uuritud, praegu on suur naistevastase perevägivalla peatuslaine. Ja? Et Margit näitab ju, et me hakkame lõpetama. Ja. Neurootilised kaitsed, küpsed kaitsed, see slaid tuleb teil kokkuvõttes. Väga hea, aitäh. Ja, 4 tasandit, seda me täna ei jõua. See tuleb teile ka lõpuslaidis. See harjutus tuleb mõni järgmine kord. Selle slaidi ma panen teile kindlasti kirja, sellepärast, et on üks uurija Ekman, kes on uurinud, fikseerinud väga palju emotsionaalseid ekspressioone. Kui seda teada, seda saab kasutada teie töös. Kehalise käitumise semiootika. Seda me täna ei jõua, seda me ei jõua. Et ehk siis, mida ma kokkuvõttes tahtsin väljendada. Kas ma võin paluda saali tähelepanu ja küsin teie käest, et kui pikad teil koolis lõunad on? Lõunapausid? 40 minutit. Uuesti, kui pikad on kool? 40
hästi, siis selleks, et me saaksime vähemalt 30 minutit rahus süüa, olge head, kuulame ära Reinu lõppu kokkuvõtva slaidi ja siis saame minna lõunapausile. Aitäh! Et ma püüdsin teile anda viiteid ja näidata, et kui me räägime sisemisest juhist, siis see ei ole mingi mehikene ilmselt. Et see pigem on mingi kooslus teie sisemistest ajenditest, harjumustest, drive'idest, aga ka teie piduritest, teie tavapärastest piduritest. Et see moodustab teie käitumise ja kokkuvõttes teie sisemise juhi. Et kui sellega olla teadlikult, sõbralikult, sest konfliktsusega on kasulik ka sõbralikult suhelda, kontaktis, siis sa saad teha parimaid otsuseid. Ja otsuste tegemine ei tähenda mitte seda, et sa teed neid igal hetkel, mingil hetkel sa ütled nagu mingi arenguplaaniga, ma ei ole veel valmis, ma ütlen sulle mõne aja pärast. Aga me koosneme. Ja areneda on huvitav kõike seda teada ja uurida. Aitäh teile tähelepanu eest. Aitäh! Hetkel meil saalist küsimusteks aega ei ole, ent meil on üks e-küsimus. Aha, palun. Kas isa võib sama hästi olla varases eas lapsele turvatunde loojaks? Ja... Loomulikult, kui ema näiteks ei ole. Hästi. Ja. Aitäh! Nii, nüüd kõigepealt on mul soov tänada meie Pirita Majandusgümnaasiumi ettevõtlussuunaga häid abilisi ja kas ma palun teie esindaja Rometi? Aitäh! Ja siit ka, Rein, sulle üks linnumaja, mis loob sulle seose. See on kooliõpilaste endi tehtud. Ja see on tehtud südamest selleks, et seda tarkusemaja hoida ja kasvatada. Aitäh teile!